Tänase kesköise mõtiskluse aluseks Jesaja raamatust 61. peatükist 2 salmi. Ja rõõmutsen väga issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õiguse kuuega, otse kui oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku peaehte või pruut ennast ehetega ehtinud. Sest nagu maa toob esile oma kasvud ja aed laseb võrsuda oma külvi, nõnda laseb ka Issand Jumal võrsuda õigust ja kiitust kõigi rahvaste ees. Aamen. Armsad sõbrad, tere tulemast meie tänasele keskööpalvusele. Kõik, kes on täna siia jõudnud. Lugesime äsja Jumala sõna selle kohta, kuidas Jumal laseb headel asjadel sündida inimeste keskele, kuidas ta laseb korda minna paljudel unistustel ja plaanidel, mida meie ise oma nõdra jõuga peaksime võimatuks või kardaksime üldse kätte võttagi. Palju on tehtud töid Valga praostkonnas viimase kirikuaasta jooksul. Palju sellest tööst on jäänud pilgu eest varjule just sellepärast, et maailmas on toimunud kurjad asjad, olnud rasked ajad. Ometi oleme me kõik püüelnud selle nimel, et ka rasketel aegadel ei jääks Jumala sõna kuulutamata. Et me ka raskuste kiuste mõtleksime oma ligimesele, märkaksime neid, kellel on raske ja püüaksime neid aidata. Homsel kihelkonnapäeval tulevad need inimesed taas kokku. Raskete aegade järel selleks, et rõõmu tunda ühisest koosolemisest, ühistest asjadest. Ja see rõõm on suur, sest raskused kasvatavad meid. Nende läbi teeb Jumal meile selgeks, mis on siin maailmas tõeliselt oluline. Meile õpetatakse seda, et isegi siis, kui tundub, et kõik on halvasti, on meie elus siiski häid asju ja nende eest on põhjust olla tänulik, nende üle on põhjust rõõmustada. Lähedus, armastus, koos olemine teiste inimestega, osadustunne. Need asjad on olulised isegi siis, kui me ei saa olla koos näost näkku, istuda ühise kohvilaua taha, käia üheskoos spordisaalis või metsas jalutamas. Isegi neil aegadel, kui meile on jäänud ainult telefon või internet või Skype, et pidada ühendust. Isegi nendel aegadel on meil siiski põhjust rõõmustada selle eest, et need inimesed on olemas. Need inimesed, kelle Jumal on meie teele saatnud, need inimesed, kellega ühes maailmas me kõnnime. Märgakem siis ka edaspidi neid inimesi enda lähedal. Märgakem aga ka Jumala kohalolu meie eludes, sest tema ei ole iialgi kaugel. Olgu ajad rasked või kerged, olgu maailmas sündimas kurja asju, ent ometi on tema alati meiega, alati lähedal, alati meie jaoks olemas. Ja kas ei ole see põhjus rõõmutsemiseks ja tänutundeks? Aamen.